südamesoojust jagada teistele, näha päikest ka kõige süngemais pilvis, käia lõpuni oma valitud teel. Austatud saalis viibijad, sel aastal saabus kevad jälle teisiti. Täna, 16. juunil, suvehakul, kui tuul kannab laiali mõnusat sirelilõhna, olete tunnistajaks, kui kätte saavad lõputunnistuse 6 ülitoredat ja vahvat noort inimest. Palun lõpetajate sisenemiseks püsti tõusta, kõlab koolilaul. Aastatega armsaks sai, aga ei suudagi nii pandi.
saab millegi alguseks ja millegi lõppude lõpuks, sest tõepoolest alati alguses on aeg juba lõppude lõpuks. Kuid ometi tahan, et suvise saab ükskord mu suvede suveks, et siit peale saab suur edasitee ja algab üks tulekute tulek. Lõpetajaid tervitab ja õnnitleb kooli direktor Egle Neuhaus. Head vanemad, õpetajad ja külalised. Meie ees on 35. lend. 6 imetoredat, andekat ja kokkuhoidvat põhikooli lõpetajat. Head lõpetajad, mäletan õppeaasta avaaktust, kui te istusite meie kooli kõige pisemate selja taga ja mina kõnelesin sellest, et te oleksite rõõmsad, kui te ei unustaks õppimist. Rääkisin, et teadmised annavad vabaduse. Vabaduse otsustamiseks, vabaduse valikuteks, vabaduse teha just seda, mida teie soovite. Kooliaasta lõpus istutasite meie kooli enda lennupuu, mille juures palusin teil silmad kinni panna ja jätta meelde need emotsioonid, lõhnad ja mõtted, et kunagi naastes meenuksid teile just need samad tunded ning te saaksite justkui tagasi rännata. Täna palun ma teil selg sirgeks ajada, sügavalt sisse-välja hingata ja enesekindlalt, väärikalt ning uudishimulikult maailma astuda. Teil on olemas need teadmised, teil on olemas see vabadus, teil on olemas see enesekindlus, väärikus ja teil on olemas see uudishimu. Minge ja tehke seda, mida te soovite ning mis teeb teid õnnelikuks. Elage oma valikute, mitte juhuste järgi. Õppige parimatelt ja pingutage. Pingutage alati õnnestumise nimel. Täna on üks erakordne päev, sest puutume kokku korraga justkui mitut ajahetke. Minevikku, olevikku ja tulevikku. Mõtleme, meenutame kõike seda, mis on olnud. Tunneme rõõmu ja ärevust praegusest hetkest ning oleme ühtaegu juba mõtetes homsetes ootustes. Te alustasite õpetaja Malle Tiinase käe all, kes õpetas teile selgeks aabitsa, andis teile fundamentaalsed teadmised ja kuhjaga armastust. Õpetaja Malle usaldas teid õpetaja Ene Neitole, kes abistas, suunas ja juhendas teid, teie eripära kaotamata. Lisaks jagas teiega teadmisi teised õpetajad ja koolitöötajad, kodus toetasid ja abistasid teid vanemad. Teil on olnud suur toetajaskond. Hinnake palun nende panust. Aitäh teile kõigile, et aitasite meie lõpetajatel jõuda siia tänasesse pidulikku päeva, kus nad saavad tunda rahulolu, saavutatust, unistada ja vaadata tulevikku. Võib-olla on teie hulgas tulevane idufirma juht, õpetaja, tippsportlane või maailmarändu. Aga võib-olla mitte, seda näeme me kunagi hiljem. Kes iganes teist saab ja millega te tegelema hakkate, loodan ja siiralt, et see teeb teid õnnelikuks. Kuid kes iganes teist saab, ärge unustage olla eelkõige hea inimene. See on õnneks oskus, mis teil on juba täna olemas.
aitäh, ilusat pidu ja ilusat suve! Ja ongi kätte jõudnud hetk jagada lõputunnistused. Palun direktor, palun õppejuht, palun sekretär, palun vallaesindajad, meeleolu muusikaga kostitav lõpetajaid, klaveriõpetaja Silja ja austatud vanemad ja lähedased, kes te lauas istute, et see imeline hetk oma lapse jaoks veel kaunimaks teha, saate kohe peale lõputunnistuse kätte saamist, temal lõputunnistused on muidugi kätte, oma lilled ja õnnitlused lõpetajale üle anda. Kohe siin, kui lõpetaja saab lõputunnistuse kätte. Inimene on õnnelik, kui tal on oma tee, mida mööda ta kõnnib. Kui tal on täht, mille poole ta püüdleb, kui tal on oma unistused, mille täitumiseks ta elab. Inimene õpib ja õitseb terve elu, kuid kunagi ei saa liiga targaks ega õitse piisavalt suureks. Põhikooli lõputunnistusel saab täna meie kooli väga tubli lõpetaja Roosmari Selmer. Koos põhikooli lõputunnistusega saab ta Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2 kiituskirja. Kiituskirja väga hea õppimise eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise keeles. Talle kuulub ka poolud tänukiri osalemise eest maakondlikul bioloogia olümpiaadil ja esseevõistlusel Minu riik. Palun, Roosmari. Unista julgelt ja tegutse. Kui aeg on küps, siis leiavad erinevad võimalused sind ise üles. Ole ainult julge ja ära karda muutusi. Ja mis kõige olulisem, naudi oma teekonda ning ole tänulik. Tee seda, mida naudid, naudi seda, mida teed. Siis oledki üks õnnelik inimene. Põhikooli lõputunnistuse saab Paavo Kosmanov. Paavo saab ka kooli kiidukirja heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös. Paavot on tunnustatud Rakvere valla mälestusmeenega Tigrik. Palun, Paavo.
mõistlikke inimesi pole olemas. Aga maailmas on olemas head ja heatahtlikud inimesed, kes on empaatiavõimelised ning hoolivad. Ära kunagi karda öelda häid sõnu ja teha häid tegusid. Headus on nagu tuleleek. Mida rohkem häid sõnu, seda suuremaks headus kasvab ning seda rohkem ta soojendab sind ennast ja sinu lähedasi. Põhikooli lõputunnistuse saab Liis Müller. Liis hakkab kooli kiidukirja heade ja väga heade tulemustes õppetöös. Liis oli ka väga tubli sammude koguja distantsõppe ajal. Palun, Liis. jalgratas. Selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda. Meistriks võib saada vaid see, kes aastaid iga päev vaeva näeb, et koguda uusi kogemusi. Kuid ka meister peab ütlema, õpin kuni elan. Ära karda astuda vajaduse korral suurt sammu. Sa ei saa ületada kuristikku 2 väikese hüppega. Põhikooli lõputunnistuse saab Gerdo uueni. Gerdo saab ka kooli kiidukirja heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös. Palun, Gerdo. Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik. Õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha. Põhikooli lõputunnistuse saab meeldiv ja viisakas noormees Randel Jago. Palun, Randel.
tegelikult see ka ei muuda ega arenda sind. Raskused muudavad tugevamaks, kannatlikumaks, empaatilisemaks ja siis oskame pärast rohkem nautida häid asju oma elus. Hea ei tundu enam enesestmõistetav. Koolitunnistus ei tähenda midagi. Alles elus näitab inimene, mis ta tõepoolest väärt on. Põhikooli lõputunnistuse saab meie meeldiv ja tubli õpilane Marti Andree Kivisalu. Palun, Marti. Lõpetajate esimene õpetaja Malle Tiinas. Ja selle tingimuste parandamine on iga inimese püha kohus, sest pole midagi tähtsamat kui enda ja oma lähedaste haridus. Lõpetajate klassijuhataja Ene Neito. Ükski laev ei sõida ilma kaptenita ja tüürimeheta. On äkki luuletus äkki meil ette seal. Lõppes ära. Ei pole hullu. Nii et kõigepealt ma tänan Marje ja siis nagu tüürimees. Aitäh sulle. Nii ja Rakvere valla kõige särasilmsem, emotsionaalsem ja innovaatilisem kapten laevas. Egle, aitäh!
veel sõna? kui antakse, eks ma ikka võtan. Antakse, nüüd on see koht. Palun. Mul on mingi spikker käes. Nii, head lõpetajad, vanemad, õpetajad, külalised. Ja nii, 6 lõpetajad, kuidas teil siis tunne on? Kas on kahju ka lahkuda siit väiksest koolimajast? On ikka natukene. Ja aga väike selline ärevus on ka see suurte väljakutsete ootuses, jah? Te vahepeal lehvitate, siis me näeme, kus te olete, aga kes on juba uue kooli valinud, see võib lehvitada endale. Ei olegi keegi või? Veel ees, suvi ees, juba üks on, väga hea. Aga ma ütlen, ärge väga kurvastage, sellepärast, et teid ootab ees veel palju avastamata teadmisi, oskusi, koole ja õpetajaid. Kui ma eelmise aasta kõnelesin, et te olete eelmistele õpetajate, siis 2 aasta tagasi, et te olete eriline lend õpetajaid, sest te pidite viimased kuud olema distantsõppel. Teie olete veel erilisemad. Te pidite kogu aasta distantsõppel olema. Ma ei tea, kuidas ta teile mõjus. Võib-olla saite veel rohkem oskusi või teadmisi. Aga ühes ma olen kindel, oskusi te saite kindlasti palju rohkem juurde kui tavaõppimisega. Ja oskused ongi need kõige olulisemad asjad, mis teid edasi viivad. Mis ma siis veel teile ütlen? Ärge kartke eksida. Ainult need ei eksi, kes mitte midagi ei tee. Inimesed õpivadki üldjuhul vigadest. Seda, mida sa juba väga hästi oskad, sellest eriti palju ei õpi, see kujuneb ainult mugav harjumus ja teete väga hästi jälle edasi. Nii et eksimisest õppimine muudabki sind oma ala kõige parimaks. Ja uskuge mind, haritus on see, mis kindlustab teile tõelise vabaduse, nagu koolijuht ka oma kõnes siin mainis. Mida haritumad te olete, seda suuremad võimalused te ühiskonnas hakkama saamiseks endale loote. Väike esimene vundament on juba valatud, nüüd on julgesti vaja edasi liikuda. Soovin teile selleks häid mõtteid, sest nüüd tuleb teil juba valida edasine suund, et kindlustada endale selline haridustee, mis teil tagaks tulevikuks sellise töö, mis teil tõepoolest meeldib ja mida te armastate. Ehk kinkige endale elu täis vabadust ja võimalusi, nagu ütleb ka meie valla moto. Soovin teile imelist ja turvalist suve ning edu ja kordaminekuid juba uutes koolides. Ja teadkige seda, et ükskõik kus maailma ülikoolid te lõpetate läbi käite, koduvald ootab teid alati tagasi. Ilusat pidupäeva jätku teile! Õpime tegema siis, kui ei taha ja leppima siis, kui ei saa. Õpime nägema siis, kui on pime ja kuulma ning kuulama ka. Õpi naerma siis, kui on valus ja uskuma siis, kui ei tea. Õpime andma, kui keegi ei palu ja minema siis, kui ei pea. Õpi jätkama valitud radu ja vabaneda, kui teed leiavad vea. Õpi jätkama valituid radu ja vabanda, kui teed vea. Vabandust. Õpi olema nii, et on rahu ja elama nii, et on hea. Just vallavanem ütles, et õpime vigadest. Just. Väga hästi läks kokku. Väga hästi läks kokku, jah. Sõna on tänastel lõpetajatel ja lõpetajate nimel kõneleb Paavo. Armsad õpetajad, lapsevanemad ja klassikaaslased.
täna tunduvad erinevatel kooliüritustel 10 kordi lauldud oma kooli laulusõnad eriti tähenduslikud. Igal paigal oma nägu, igal majal oma vaim, meie koolielu lugu aastatega armsaks sai. Meie klass on olnud 9 aastat osa Uhtne kooli eluloost. Meie klass on alati väike olnud. Oma esimesel aktusel, mil saime aabitsa, oli meid 4. Liis, Roosmari, Gerdo ja Paavo. 9 aasta jooksul on meile lisandunud kaaslasi ja mõned on ka ära läinud ning viimase kooliaasta alguseks oli meid järel 6. Liis, Roosmari, Gerdo, Paavo, Marti-Andrei ja Randel. Nüüd on mõned meenutused kooliajast, et öelda ka tänusõna möödunud aastate eest. Õpetaja Malle oli meie esimene õpetaja. Kuna olime väike klass, siis pidime oma klassijuhatajat jagama aasta vanemate õpilastega. Koos veedetud ajast meenuvad jalgrattamatkad ja õpetaja koduajas vorstikeste grillimine. Aitäh õpetaja Mallele, et ta õpetas meid õppima ja harjutas koolieluga. Õpetaja Ene võttis meid 4. klassis väga lahkelt vastu ja oli edaspidigi toeks. Tema tundides tutvusime Eesti ajaloo ja kirjandustegelastega. Ta tegi meile selgeks ka kõik eesti keele eediskäänet. Meelde jääb liitklassiga paadimatkal käik, kus nii mõnigi sai märjaks, sest tasapidi kasvas algul aeglaksi alanud sõit päris võistluslikuks. Meenutamist väärivad ka klassiööd, kus oli alati tore ja leidus palju tegevusi. Peale lõbusate koos veedetud hetkede on kool koht, kus tuleb õppida ja targemaks saada. Õpetaja Evelin, õpetaja Tõnu ja õpetaja Mare, aitäh teile, et suutsite nii keerulised ained nagu matemaatika, füüsika ja keemia teha kergeks ja lõbusaks. Õpetaja Jaanika, tunnid olid alati lõbusad, pilte ja jooniseid täis. Tihti kasutas ta näiteid reaalsest elust, et bioloogia ja geograafia põhitõed meile kaugeks ei jääks. Aitäh! Õpetaja Rimma ja õpetaja Pirja on pannud meid mõistma, kui oluline on võõrkeel ja kui lihtne on seda omandada. Aitäh, et õpetasite meid! Õpetaja Veiko on õpetanud meid puitu töötlema ja nikerdama ning õpetaja Riina on jaganud meile oma käsitööoskusi ning juhendanud meid erinevate roogade valmistamisel. Oli väga tore koos tehtud toitu nautida. Aitäh! Õpetaja Karli ja õpetaja Merega oleme avastunud oma füüsilised võimed nii sammude kogumisel kui ka võimlemistundides. Õpetaja Elina on õpetanud meile selgeks noodid ja pildide nimed. Aitäh! Õpetaja Sirje nägemine tuletas meelde, kui hinded on kehvad, tuleb kiirustada järelvastamisega. Tema tundidest said selgeks erinevad käitumismudelid nii inimeste vahel kui kogu ühiskonnas. Õpetaja Parmo tegi selgeks programmeerimise algtõed ja juhendas meid IT-alastes küsimustes. Aitäh nende vajalike oskuste eest. Tänu õpetaja Margiti liiklusõpetuse tunnile saime kunagi jalgrattaload. Tema ruumis oli alati mõnus lihtsalt hängida. Aga kool ei koosne ainult õpetajatest ja õpilastest. Et oleme saanud enda oma koduses koolis hästi ja hoitult tunda, on kõigi koolitöötajate teine. Kokatädid Piret ja Helina hoidsid meie kõhud täis. Sekretär Kaja aitas alati, kui kapivõti ja tööviik oli koju jäänud. Koristajatädid Sinaida, Anne, Aino ja Heldi hoidsid ümbruse puhtana nii sees kui väljas. Majandusmees Veljo oli alati kohal asju parandamas, kui kuskil midagi lohises. Aitäh kõigile Uhtna kooli inimestele, et olete andnud meile palju häid mälestusi. Meeleoluka palaklaveri esitab teie väike kooliõde Liisa.
õpetajad, kallid vanemad. Radu on käidud ja tammikuid tallatud. Hetki on olnud nii nukraid kui vallatuid. Aastad kui linnud on tulnud ja läinud. Kallis lõpetaja, kas mäletad, kui olid väike? Koos sai alustatud käike. Väike õde, väike veli, kokku oli teid ju 4. Roosi oli väga vagus, Liisil küsimusi jagus. Kertu meeldiv nagu mesi, Paavol kunstis hea oli käsi. Õppisime numbreid tähti, esireas sind ikka nähti. Kaissugi sai vahel poetud, pisarad ei olnud loetud. Juba tollal olid visa, juurde teile tuli lisa. Leidis meie klassi tee sõbralik ja vahva Marti Andree. Ebaõiglus, kui jäi kõrva, sülitasid tuld ja tõrva. Pehmelt öeldes mõni potsus, kuid sai paika õige otsus. Teile kuulub minu kiitus, Randel teiega veel liitus. Uue lehe pöörab elu läbi põhikooli melu. Soovin teile ilmast ilma, päikest päeva, särasilma, närvikõdi, rõõmsat ootust, igavesti kestvat lootust. Palju õnne, tuld tiibadesse ja lennake hästi kõrgele. Olge tublid. Aitäh sulle, et pehmet ja helot juhtisid meid õppimise avastushetkele. Tänu sulle on väikestest hirmunud mudilastest saanud enesekindlad ja töökad õppurid. Uhnõ põhikooli 35. vend. Nüüd on sõna lõpetajate klassijuhatajal Ene. Praegune hetk on sulle esmakordne. Sa hoiad käes oma elu esimest tähtsat dokumenti, põhikooli lõputunnistust. Selle nimel oled sa pikka aega töötanud, sest õppimine on ju olnud sinu töö. Kui tõsiselt ja südametunnistusega, see tähendab kohusetundega, sa seda tegid, paistab neist tulemustest, mis on kirjas sinu hinnete lehel. Nüüd võib öelda, et käes on sinu hariduse põhi. Nüüd on sul vaja jätkata teadmiste, kogemuste ja oskuste kogumist, et olla tubli töötaja alal, mis sul juba mõttes mõlgub. Toimekust ja asjalikkust sulle nende soovide täitumiseks. Roosmarii, Liis, Marti Andree, Kerto, Randel ja Paavo.
koos meie kooli seinte vahel, igaüks oma iseloomu ja mõtetega. Olite sel õppeaastal Juhtna põhikooli kõige vanemad, 9. klass. Nüüd peab teie jaoks kodune kool jääma. Nüüd on sul käes lõputunnistus ja sa lähed. Pea siis meeles. Sa ei ole kellestki parem, sa ei ole kellestki halvem. Sulle on antud maailm, näe, mis seal on näha. Kõike head sulle sinu avastusteel. Ole edasipüüdlik, ole lihtsalt tubli. Kusagil peab olema õnn, kui suur ja ahvatlev on maailm ja kõik on alles avastamata. Kusagil peab olema õnn. Loodan, et leiad õnneliku jätku oma eluteele. Pead ju muutuma järjest iseseisvamaks, asjalikumaks, targemaks. Tänusõnad sinu vanematele, kes on loonud sulle muretu lapsepõlve, kes on olnud su kõrval, kui mõni mure on sind vaevanud või rõõmustanud su üle. Oma maailma avastusretkel ära unusta kodu. On ju öeldud, kodu, see on headus, mis paremaks teeb. Ära peida headust endasse. Lase oma kaaslastelgi sellest osa saada. Ole tähelepanelik ja hooliv. Et toredaid ettevõtmisi ja asjalikku kooliaega jätkuks sul veel paljudeks aastateks. Edu ja õnne sulle, eilne 9. klassi õpilane, aga hetkel juba põhikooli lõpetanud. Kõike head teile! Kallis õpetajana, täname sind, et kannatlikult ja kindlakäeliselt vormisid tormakatest varateismelistest vastutusvõimelised ja teistega arvestavad õpihimulised noored. Juhtna põhikooli kolleegilist end.
lapsevanemate nimel kõnelevad Reelika ja Kairi. armsad õpetajad, koolipere, külalised. kui olid veel väikene, mängisid liivakastis, jooksid paljajalu õuemurul, püüdsid iga liblikat, pugesid ema või isa sülle, kui miski tundus sulle hirmsam. sa ei mõelnud veel homsest, tulevikust, olulistest otsustest. kasvasid suuremaks, jätsid selja taga lapsepõlve, alustasid pärast lasteaia lõpetamist kooliteed. pidid hakkama rohkem vastutama, tegema valikuid ja iseseisvaid otsuseid. praeguseks ei piirdu sinu maailm ainult õuemuru või liivakastiga, sest koolitundides omandatud teadmised on suurendanud sinu maailmapilti. lisaks koolitarkusele õppisid sa tegema vahet heal ja halval. õppisid arvestama kaaslastega, õppisid seadma eesmärke ning püüdlema nende poole. sa juba mõistad, et haridus on investeering tulevikku, mis aitab täita unistusi ning annab vabaduse näha ja teha erinevaid valikuid. just sinu enda tehtud valikud määravad, millises suunas sinu elu hakkab kulgema. valikute tegemise kunst on keeruline ja selle õppimiseks ei ole olemas õpikut ega käsiraamatut. pead lihtsalt uskuma endasse, kuulama oma südame häält ja järgima tõekspidamisi, mida hindad ja tähtsaks pead. unista suurelt, sest väikesed unistused täituvad niikuinii. julge eksida, et õppida vigadest. tervita igat väljakutset kui õpetlikku kogemust. kuula oma südant, jäädes ausaks nii enda kui ka teiste vastu. avasta uusi maid, kuid armasta ja hoia oma kodu. hooli oma lähedastest ja sõpradest. Nemad on sinu kindlus ja tugi. sügisel jätkub sinu õppimise retk uues koolis, mis tähendab, et oled juba ühe tähtsa valiku teinud. sind hakkavad ümbritsema uued klassikaaslased ja õpetajad. kindlasti tunned mõnel hetkel tohutut igatsust pöörduda tagasi oma vanasse, armsasse Uhtna kooli. ja see ongi normaalne, sest siit kõik 9 aastat tagasi algas. siin oli kõik nii kodune. siiski tuleb edasi liikuda järgmisesse etappi. kuna ainult pidevas liikumises saab inimene täita oma unistusi ning leida tasakaalu, rahulolu ja kindlustunde. kallid lapsed, puhake ja nautige suve, et teil oleks energiat ja tahtekindlust sügisel kooliteed jätkata. soovime edu, vahvaid kaaslasi, häid õpetajaid, meeldejäävaid koolitunde ja uusi huvitavaid kogemusi uues koolis. Kreeka filosoof Platon on öelnud, suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu. aitäh Uhtna põhikooli õpetajatele ja ülejäänud kooliperele, et olite suunanäitajaks meie lastele ning suur tänu ka Rakvere vallavalitsusele hariduselu toetamise eest. ja nüüd saavad lapsed tänada kõiki õpetajaid.
ma usun, et sinu vanematel on hea meel, kui siin koolis peale füüsika, matemaatika, teiste ainete õppimise tegeldakse ka millegi muuga. Mul on alati head meelt käinud, kui poisid tüdrukud maled oskavad mängida ja tänase päeva puhul on sõbralikust Hiina maalt tellitud Kerdo sulle, Paava sulle ja Randel sulle mane. Leia ikka rõõmsaid hetki mane seltsis. Ma olen nii mõnigi kord küsinud, et kellega sa malet mängid, on sul kodus ka kellegi mängida, paljud muidugi kurdavad, ega ei ole. Aga südamerõõmu teeb see, kui koolipoiss tüdruk ütleb, et mina mängin emaga. Nii et tore, olgu neid peresid ikka rohkem, kus emaga kampale. Need poisid just on nii mõnigi kord andnud puhkust oma nutitelefonidele, olgu see siis vahetunnis või mõne tunni lõpus, kui selline hetk on saabunud. Ja rõõm on neid maleseltsis näha. Nii et Kerdo, rõõmsaid hetki maleseltsis sulle ka edaspidi. Rõõmsaid hetki maleseltsis ka sulle. Paavo on muidugi suur fotograaf ka meil. Nii et me konkureerime. Aitäh. Ja Vandel, rõõmsaid hetki maleseltsis ka sulle. Vandel on lõpuklassi poiss, kes loo töö raames kutsus kokku kooli kõik maletajad ja toimus üks ülekooliline male turniir. Nii et aitäh, Vandel sulle. Õpetajatele ilusat jätku, rõõmu ja julgust uutel kooliradadel. Olgu see haridustöö teil põrdumisi pikk. Ja teile kõigile ilusat suve. Kas on veel sõnasoovijaid? Jaa, on küll. Õpetajad tahavad auda. Aga palun õpetajad. Lausume teid sõnu sooje.
maailm, näe, mis seal näha. hoia seda, mis su ümber, hoia, kes su kõrval. kallid lõpetajad, 8. klassi nimel õnnitlen teid lõpetamise puhul. soovin julget pealehakkamist edasisel haridusteel. tehke elus õigeid valikuid, elage oma valikute, mitte juhuste järgi. õppige parematelt ja pingutage alati õnnestumise nimel, nii nagu soovitas teil ka direktor. ja muidugi kõige tähtsam, olge õnnelikud. meie koosviibimise pidulik osa on lõppemas. nüüd on aeg õnnitlemiseks, tordi maitsmiseks, tervitus vahujoogiks ja pildistamiseks. ilusat suve kõigile, jääge terveks! ja muidugi pildistamine, kes soovib siin pildistada, kes soovib